tere! Mina olen Silver Kleiman-Leiman või siis kogemusnõustaja Silver. Jõhkralt tean siin täna olla, päriselt ka. Sest esiteks pole mikrofoni tükk aega käes saanud hoida. Enne varasemalt olen ma teinud seda koos kitarriga. Täna on vingelt vabam olla. Minu teema on küllaltki isiklik, sest see on selline teema, mida ma olen osanud osavalt aastaid ignoreerida. Aga samas sellisel paradoksaalsel kombel on see mul olnud alati kuskil kuklas niimoodi endast märku andnud ja mida rohkem ma olen seda ignoreerinud, seda rohkem ta tõstab pead. Ja mida rohkem ma sellest kinni pean, seda rohkem läheb ka paremini. Kui nii öelda. See on siis mõttelaadija keskkond, ehk siis kõik, mis toimub minu sees, kiirgab minust välja ja samal ajal kõik, mis on minu ümber, kiirgab ka minu sisse tagasi. Ilmselt sellepärast olen ma ka täna siin, et ma olen saanud sünkrooni sellega, mis on minu sees ja samal ajal ma olen jõudnud kohta, mis kiirgab minusse sarnaseid asju tagasi, ehk siis mõttelaad ja keskkond. Minu küsimus, üks teema, mida ma ise oskasin hästi pikalt ignoreerida, on see, et milliste mõtetega ma üldse hommikul üles ärkan. Kas mu mõtted on rahulikud või ma juba silmi lahti tehes stressan. Mille jaoks ma täna, mille jaoks? Kas mul on nagu meeldiv ärgata? Teisalt on ka kindlasti paljudele tuttav selline hommiku äratuse stiil, et teed silmad lahti, võtad telefoni kätte, vaatad, opa! Täna on hästi palju halbu asju juhtunud. Sisuliselt on see nii, et nüüd uute teadmistega ma vaatan seda nii, et kui ma hommikul ärkan üles ja võtan telefoni, siis sisuliselt on see sama hea, kui ma lasen enda magamistuppa 100 inimest kohe hommikul esimese asja. Ja kui ma seda ideed esimest korda kuulsin, ma hakkasin mõtlema, et tegelikult ma ei taha, et hommikul esimese asjana tuleks mingi 100 täiesti suvalist inimest, keda ma ei tea. Neil on mingid uudised, sõnumid ja ma ei ole isegi veel jõudnud käima minna. Ja juba võtan mingisuguse info, mingisuguse hoiaku, mingisuguse emotsiooni, millega ma oma päeva alustan. Ja see ei ole üldse isegi minu enda oma. Veider. Siis kindlasti on paljudel tuttav ka selline hetk, kus on olnud pikk päev. On aeg minna magama, tuleb hakata magamisega pihta ja siis hakkab ketrama. Kuule, mäletad seda, vaata, ükskord vaata peol tegid see niimoodi. Ja see on see, et nii palju asju on tegemata, siuke filmilint hakkab jooksma. Ja tegelikult see aeg, need mõtted võiksid toimuda kuskil muul kellaajal üldse. Ehk siis võiks ju võtta ühe osa päevast, kus saadagi kontakt iseendaga, saada kontakt oma mõtetega, et need tuleks kõige magusamal ajal, millal on vaja magama minna. Siis kindlasti on tuttav ka see hetk, kui meil tekib vaba aeg järsku ootamatult. Näiteks kuskil ootesaalis räägid kellegagi juttu, inimene läheb minema, siis on see, mis ma teen? Võtad telefoni kätte, hakkad scrollima. Lihtsalt. Aga see on ju tegelikult iseenda eest põgenemine. Muidugi on hea lihtne võtta telefon, võtta läppar, vaadata sealt midagi, scrollida, unustada ära ennast. Aga samal ajal võib tähelepanuta jääda kõik see, mis enda sees hetkel toimub ja sellepärast on üsna tõenäoline juhtumagi see
filmilint, mis hakkab siis jooksma, kui tuleb õhtul magama minna. kõik, mis toimub minu sees, kiirgab minust välja ja kõik, mis on minu ümber, kiirgab minusse sisse tagasi. Ja tahan rääkida maskidest. Näiteks sellisest maskist, kus sul on sees kõik korrast ära, aga teed ülihead nägu, nagu kõik on korras. Keegi küsib, kuidas läheb? Ei no, hästi läheb. Tegelikult sees on kõik katastroof, varemed, õudne, valu. Ja neid me oleme väga osavad tegema just sellepärast, et ilmselt me ei taha näidata, et me tunneme valu või meil on raske, me tahame olla edukad, saada hakkama ilma raskusteta ja selle kõige kõrval me näitame ennast sellise inimesena, kes me olla tahame. Samal ajal võib tähelepanuta jääda see kõige olulisem osa, et see, mis toimub minu sees, mingi hetk ikkagi jõuab välja. Ja kui kandagi neid erinevaid maske, suruda enda tundeid alla, põgeneda oma mõtete eest, kasutades siis tuimestavaid vahendeid näiteks juua või siis põgeneda oma emotsioonide ja tunnete eest läbi multimeedia lahenduste ja lihtsalt jätta need tähelepanuta, kuniks üheks hetkeks võibki tabada inimest depressioon, ärevushäire. Mul endal on olnud depressiooniga küllaltki intiimne suhe päris mitu aastat ja samamoodi ka ärevushäirega. Ja tegelikult seesama haigus siis õpetaski mulle seda, et kõik, mis toimub minu sees, kiirgab minust välja ja kõik, mis on minu ümber, kiirgab minusse sisse tagasi. Ehk siis, kui ma olen keskkonnas, mis ei meeldi mulle, siis ma üritan põgeneda nende tunnete eest, mis mul seal tekivad ja samal ajal ma teen endale kordades võib-olla rohkem liiga. Maailm muutub hästi kiiresti. Kiiremini, kui me mõnikord sammu oskame sellega pidada ja samamoodi ühes sellega muutume ka meie ise. Ja ühel hetkel, vähemalt mina ise leidsin ennast sellisest situatsioonist, kus ma tundsin sellist sisemist rahutust, sellist sisemist tühjust. Ja nagu ükskõik, mida ma ette võtsin, oli ees selline sein, kust nagu rohkem ei saa edasi. Ja nüüd tagant järele vaadates sellele teekonnale, sellele rahutule ajale, oligi juhtunud see, et ma ise olin muutunud. Ma püüdsin kõigest vähest teha seda, mis ma olen kogu aeg teinud, saada paremaks võib-olla isegi. Aga see ei viinud mitte kuskile. Ja ma saingi aru, et inimene on üks selline olend, et kes harjub väga kiiresti, harjub ka halvaga, harjub ka heade asjadega. Ja võibki teinekord juhtuda see, et sa oled ise muutunud, aga sa jätkad selle tegemist, mida sa oled kogu aeg teinud. Ja lõppkokkuvõttes see ei pruugigi sulle enam meeldida üldse. Ja siis ongi selline lõksustunne, mis paneb võib-olla otsima lahendusi nendest kohtadest, mis tegelikult ainult tuimestavad. Ma pean siis silmas alkohol, mõnuained, põgenemine reaalsusest kuskile virtuaalreaalsusesse. Mul tuli see väga hästi välja kusjuures. Kuni selle hetkeni, kus enam edasi ei saa. Ja siis ongi see kollaps, identiteedikriis, lootusetus, masendus, ärevus, stress. Tean ka seda, et see iseenda eest põgenemine, see meeletu saavutus, iha ja üldse panna ennast ka situatsioonidesse, kus ma võib-olla ei peaks olema, võib tuleneda sellest, et mulle öeldi väga palju ei, kui ma üles kasvasin. Silver, me ei saa seda endale lubada. Ei saa, sest lihtsalt nii on. Kui ma kooli läksin, siis mulle öeldi, et kuna mu tulemused olid üsna kevad
ja siis öeldi, et ei, ära isegi unista keskkoolist. Ei, ära unista isegi ülikoolist mitte. Kõige parem juhul sa võid kutsekooli saada ja sellega asi piirdub. Siis seesama ei on minu sisse kodeeritud tegelikult juba sellest hetkest, kui ma olin selline väike 6-7-aastane poiss. Ja ma pean sellega mõõtu võtma tänase päevani. Iga uus asi, mis ma tahan ette võtta, on esimene mõte peas. Ei saa Silver. Kui ma näiteks teen sõpradega tulevikuplaane, näiteks järgmisesse aastasse, on esimesed mõtted. Ei, sa ei saa. Ja see ongi jällegi kõik, mis toimub minu sees, peegeldub ka minust välja ja samal ajal kõik, mis on minu ümber, see peegeldub minusse sisse tagasi. Ehk siis, kui ma võtangi selle hoiaku enda omaks, et ei ole võimalik, ei saa, mille jaoks üldse proovida, siis seesama hoiak kiirgabki minust välja ja ma leian järsku ennast ümbritsetud inimestest, kes võib-olla mõtlevad samamoodi, et ei olegi võimalik. Aga Savi, põgeneme reaalsusest. Teeme aineid, joome täis ennast, fuck yeah. Ja see oli tegelikult üks periood minu elust. Aga õnneks on võimalik ennast ümber programmeerida. Ja selleks tuleb minna väga sügavale enda sisse, leida need esialgsed valukohad üles. Need võivad olla traumad, need võivad olla hirmud, need võivad olla üldse mälestused, mis on alla surutud. Ja kui neid vaikselt lahti harutama hakata, võib juhtuda ime. Nagu öeldakse, et kui sa paned inimese õigesse keskkonda, siis ta särab. Ja kui hakkab hästi minema, siis tasub meeles pidada, et head asjad juhtuvad, sest ma usun, et nii mõnigi meist, kes siin täna istub, on kogenud seda, et on pikalt läinud halvasti, on pikalt läinud kehvalt, järsku läheb hästi üks päev. Okei. Läheb teine päev hästi. Okei, kahtlane. Läheb kolmas päev hästi. Okei, nüüd on midagi iga 3 päeva on hästi läinud. Kus see halb on? Midagi peab juhtuma. Ja siis võib juhtuda see, et me hakkame iseennast saboteerima. Me hakkamegi otsima seda halba. Ma olen ise selles väga suur ekspert olnud varasemalt. Kui hakata ennast terveks tegema, siis tasub ka meeles pidada seda, et see keskkond, kus ma katki läksin, seal ma ei saa terveks mitte kunagi. Ma olen seda proovinud 2-3 korral taastudes depressioonist ja ärevushäirest. Iga kord, kui ma läksin samasse keskkonda tagasi samade inimeste keskele, sama elustiili juurde, ma hukkusin tagasi uuesti sügava lauke ja pidin otsast peale alustama. Ja kui ma siin mõni aeg tagasi olin Covidis, siis ma vaatasin kõik Rocky Balboa filmid ära ja sealt jäi mul üks tarkus meelde, et tähtis ei olegi, kui kõvasti sina lööd. Tähtis on see, kui kõvasti sa suudad löögi vastu võtta ja uuesti püsti tõusta ning edasi minna. Mis toobki mind vaikselt lõpusiligele, et ükskõik, mida me ette võtame elus. Vahet ei ole, mida me tegema hakkame. Alati on kuskil keegi, kellele see ette jääb. Ja sellepärast võiski olla täiesti suva, mida keegi teine arvab üldse. Tulebki keskenduda sellele, mis teeb sulle endale head tunnet, mis annab sulle põhjuse hommikul voodist üles tõusta, mis teeb sulle teinekord nii rõõmustava tunde, et silmad lähevad märjaks. Sellest tasub kinni hoida, kinni haarata ja kanda endaga iga päev kaasas. Ja võib-olla mõnikord ka keeruline seda kõike üksi teha, sest ma mäletan, ma olin kunagi seisus, kus ma tahtsin midagi teha, aga ma julginud üksi minna. Ma jätsin tegemata, sest ma mõtlesin, et kedagi oleks vaja kaasa, mingi äge üritus on. Ma ei läinud üksi sellepärast, et imelik on üksi minna. Tegelikult ei ole. Tegelikult sa võid üksi minna ükskõik kuhu. Kui sa tahad head toitu näiteks süüa, sa võid üksi minna restosse, võtta 3-käigulise.
kui sa tahad head filmi minna vaatama, aga sul pole kellegi minna, savi, mine üksi, võta staaritoolid ja lihtsalt naudi. Ja kui sa tahad minna shoppama, aga sul on vaja, et äkki keegi kiidaks heaks, mis sa valid või midagi sellist, suva, võta klienditeenindaja appi. Ehk siis minu sõnum on see, et alusta iseendast ja see ongi kõige tähtsam. Tee seda, mis sulle endale meeldib. Anna natukene aega iseendale enne, kui sa mõtled, et mingit tulemusi ei ole. Mõõda ennast ajas, hoolitse enda eest, maga kvaliteetset tund. Ja kui sa rajad sellise enesedistsipliini, siis on kõik võimalik, sest ma ise olen tulnud väga mustast august välja, sügavast depressioonist, ärevushäirest. Ma olen proovinud endale ise lõpu peale teha, aga ma suutsin teha täieliku elumuutuse. Ebaõnnestusin mõned korrad sellel teekonnal, aga mul on räigelt hea meel, et ma sain täna seda lugu teile siin rääkida ja loodan, et midagigi oli see selles loos peidus, mis teid kõnetas. Aitäh!